Tere kõigile! Me kohtume taas siin Aamenis koos Karoliniga ja täna tegelikult me ei räägi üldse sellest, millest ma olen harjunud rääkima. Jah, tõesti teraapiaruumis mul on inimesed oma muredega, kes räägivad ka just sarnastest seksuaalteemadest, sest paratamatult inimese olemise üks lahutamatu osa on seksuaalsus ja selle areng ja kuidas me seda kogeme, sõltub siis väga palju sellest, kellega me seksuaalvahekorda jagame ja siis kuidas ja mitmekesi, eks ole, et see on ka põnev teema, sest täna me just nimelt räägimegi vingerdamisest. Tere, Karolin! Tere! Võib-olla kui sa natukene juhatad selle teema sisse ka sellisel kujul inimestele, sest mina ei ole kuulnud, et sellest väga palju niimoodi avalikult räägitakse ja mul on hea meel, et sa selles mõttes oled just selline julge ja räägid enda kogemusest, sest siin on nii palju tarkuseterasid ja nii-öelda sellist vajalikku infot, mida inimesed võib-olla koheselt ei mõtlegi, kui nad seda seksuaalvahekorda astuvad mitme inimesega korraga. Et rääkimata sellest, et seksuaalvahekord võib olla väga tugevalt traumat tekitav juba ühe inimesega, siis tegelikult kui see on seotud ka mitmega, siis seal võib olla omakorda ju rohkem nüansse, mis siis seda keerukust ja traumat võivad tekitada. Et minu väike sissejuhatus, nagu ikka, tihti on pikk. Aga ma annan sõna sinule, Karolin, et sina oled selle teemaga ju kursis, sest sina oled seda kogenud 10 aastat ja peale, siis sinul on hästi suur võim täna seda oma kogemust jagades anda inimestele just seda infot, millele võib-olla kui keegi vaatab, siis on mõelnud, et miks mul nii on, miks ma naa, kuidas see käib, nii edasi. Ja nii edasi peaks olema seal, et mis ma peaksin tegema enne, kui ma seda teen. Väga hea. Et mina alustasin kindlasti esiteks liiga noorelt. Suhe oli pikk, suhe oli iseenesest hea ja toimis. Ma läksin suhtesse, kui ma olin 17 umbes ja ega me väga kaua ei läinudki, kui siis partner justkui nagu vihjas, et võiks proovida ja tahaks ja eks sealt kuskilt sai alustatud ka ja tegelikult ei ole see üldse keeruline alustada. Meil on olemas mitmeid saite tegelikult ka eestikeelseid, kus lihtsalt teedki konto ja paned pildid üles ja ütled, mis sa tahad ja leida ja tegelikult saab inimkontakti päris ruttu. Kas tegudeks läheb enamasti ikkagi päris paljud hüppavad alt ära enne, kui asi käes on, aga ikkagi nagu võimalus sealt minna kuskile on väga suur. Üks asi, mis on veel, on see, et Eesti on nii väike. Tegelikult on üsna suur tõenäosus ka, et sa kohtumisel kohtud ka kellegi, keda sa juba oled kuskil varem kohanud. Juhtus ka meiega. Aga ta on nagu selline teema, mida sa jäädki siis te saategi seal laua taga kokku, isegi kui te üksteist teate, siis see on nagu see asi, mis jääb täiesti eraldi sellest nii-öelda teisest elust justkui. Kui see on võimalik üldse jätta eraldi, kuidas see on? On võimalik ja tegelikult ka see elustiil mingil määral nõuab sinu ajus seda, et sa justkui eraldad üldse seksi kõigest. Okay. Selles mõttes, et kui see seks ei ole ju sama väärtuslik ega sama tähenduslik kui see, mis sul on partneriga. Ehk siis sa pead õppimagi seda täiesti nagu klotsina kõrvale tõstma. Ja sellega ka koos siis seda armukadedust võib-olla vähendama mingil määral. Minu miks ma oma kogemust jagada tahan, on see, et inimesed saavad väga palju signaali, et see on tohutult äge kogemus ja et seda justkui nagu peaks hirmsasti tegema.
eriti viimasel ajal meedias on seda kajastatud selliselt, millega mina nõus ei ole. Selles mõttes, et jah, see võib olla tore, aga see võimalus, et see on väga tore, ei ole väga suur, kui sinna sisse minna ilma mõtlemata. See vajaks eeltööd. Kui sina tagasi vaatad oma kogemusele, me jõuame ka sinna algusesse, aga kui nüüd mõelda, et need kogemused, mis sul on, mis on need, millest sa nüüd täna saad anda infot või nõuandeid teistele, et mida mitte teha? No alustadagi võib-olla selle kõige esimese kogemusega, et see oli liiga vara, nii enda suhte kui vanuse poolest. Ei olnud veel ise nagu välja kujunenud mingil määral, ei seksuaalselt ega mitte mingit pidi, et see oli seal 20-ndate päris alguses. Kindlasti on üks suur signaal see, et kui sa juba tunned ennast ebamugavalt seal kuskil alguses, siis tasuks kohe stopp panna. Ja see on ka kõige suurem reegel, et sul peavad olema partneriga kokku lepitud piirid ja nendest piiridest ei tohi üle astuda, mis teeb asja keeruliseks, sest mehed poole mängu pealt panna stopp on väga raske. Ja noorena, kui me ise ei ole iseennast veel nagu nii-öelda kehtestanud ja ennast nagu tugevaks mõelnud, siis me panemegi silmad kinni ja kannatame ära, mida ka mina tegin. Et traumeeriv kogemus tegelikult oli see kõige esimene, see on mul siiamaani meeles, järelikult oli. Et lihtsalt see, et juba mitte ainult nägemine oma partnerit kellegi teisega, vaid ka kuulmine. Et sa võid silmad kinni panna ja ära kannatada, aga tegelikult see traumeerib mingil määral. Me ei ole harjunud võib-olla ennast nii palju väljendama, eriti voodis ja öelda, et ma nüüd ei tunne ennast hästi. Ja see ka, kui sa näed, et partner nagu naudib, kuidas ma ütlen, et nagu tead, nüüd ikkagi saadame selle 3. uksest välja. Et psühholoogiliselt kui ei ole seda varem teinud, siis me psühholoogiliselt ei ole justkui mõeldud jagama isegi ennast rohkem kui ühe inimesega ja see on väga väljakutset pakkuv nii emotsionaalselt kui psühholoogiliselt igatepidi. Ka füüsiliselt, sellepärast, et see enda keha jagamine või ka tähelepanu jagamine on raske tegelikult. Ja, kindlasti. Ja vahet ei ole, kas tegemist on 2 naist plus 1 mees või mingid muud kombinatsioonid, minu poolest kõik 3 ühest soost, see ei oma tähtsust. Ikka on raske. Räägi sellest raskusest enda sees täna, mis on sinu enda jaoks see võib-olla see plusspool sealt, mida kaasa võtta ja mis on nagu selline kahetsus või natuke negatiivne, mida sa mainisid ka alguses sellist traumat, et mis sa seal näed? Iseenesest meil ta toimis hästi, mingisuguseid, peale seda traumeerivat kogemust, eks me saime ju ise ka targemaks. Mida me tegime valesti, alustasime liiga vara ja ilma mõtlemata, mida ma ka soovitan teistel mitte teha. Et peaks ikkagi enne sellesse hüppamist mõtlema, kas ma olen selleks valmis, mida see võib kaasa tuua, kui palju võib kannatada sinu mina, sinu enesekindlus, sinu just see, kuidas sa partnerit näed, mingi usaldus, mis juhtub siis, kui minnakse piirist üle, kuidas sa seda oma peas nagu suudad vastu võtta. Pluss poole pealt, ma ei ütle, et ma kahetsen midagi. See oli, mul on selline kogemuste pagas, mida väga paljudel ei ole. Ma olen iseenesest selle üle omamoodi uhke ja ütlen ka aitäh oma endisele partnerile, et meil selline pikk võimalus seda kõike kogeda oli. Aga ma ei teeks seda uuesti, et uues suhtes olen ma ka natuke nagu mingil määral küsimuse ees, et kas ma jagan, kui palju ma sellest jagan, sest see võib panna automaatse signaali, et ma olen justkui sellega nõus ja kohe väga palju on ikkagi seda, kus meestel on kohe hakkab film peas käima, et see on tehtud põnevaks ja ägedaks porno poolt, meedia poolt. Et see kogemus on siis tegelikult siis... See võib olla väga hea. See võib olla väga tore, see võib olla ka tugevdav. Okay.
aga need kokkulepitud piirid ja asjad ja tihtipeale minnaksegi sisse nii, et piirid on teadmata, mis saab siis, kui on läbi mõtlemata ja tegelikult saab esimese korraga ka asja nii ära rikkuda, et seda suhet enam ei ole. Ja, et tegelikult sellised, see on ju enda katsetamine ja suhte katsetamine ka, et see proovile panek. Et mitu korda te selle aja jooksul jõudsite, raske öelda küsida nagu mitu korda, aga kas oli kordi, kus te jõudsite nii-öelda ka selle käigus nii-öelda mingeid konflikte üles tuua suhtes või see pigem oligi nagu positiivsem pool ja konfliktid ikkagi, et te jõudsite neid piire panna ja jõudsite nagu miks see töötas, oligi see, et me ilmselt ikkagi saime need piirid üsna ruttu paika, võib-olla see traumeeriv algus natuke aitas, aga väga paljud ei tuleks sellest esimesestki üldse läbi selliselt, et sealt saaks minna nagu asjad loksuda paika. Ja kui oli konflikti, siis see oligi sellest, kui millestki justkui mindi üle piiri võib-olla natuke või mingi siuke, aga üleüldiselt ei. Ma olen ka oma natuurilt väga selline mitte kergesti solvuja ja ütleme, mitte unustan kergesti või kiiresti, vaid lihtsalt ma olen ka andeksandja tüüp ja võib-olla ka olen selle mentaliteediga, et esimene kord antakse andeks võib-olla ja kõik see, võib-olla aitas kaasa sellele, et see asi loksus paika. Raske öelda selliselt võib-olla nii analüüsida, et kuidas teie sellise kombinatsioonid rohkem olid? Kas see oligi siis nagu teie alati kahekesi või kuidas te, ma saan aru, et mingitest foorumitest või kuskilt partnereid saab leida, kindlalt on, võib-olla on nüüd isegi rohkem neid kohti, aga kas leidsite enamasti siis ühe inimese või mitu inimest või siis ka käisite eraldi või olite alati koos, kuidas see oli? Me enamasti käisime koos, sest ma ikkagi pean tunnistama, et minu psüühika seda tunnet, et ta on kuskil ära, kuidagi ikkagi trigerdas ja see oli minu jaoks nii raske, et ma seda tegelikult võib-olla jäigi mulje, et justkui on ebavõrdne, et mis mõttes, et tema mind lubab üksinda ära käia ja isegi nagu suunab mind sinna poole, aga mina teda justkui ei luba. Aga lõpuks ta ikkagi nii jäi. Oli ka selliseid olukordi, kus meil oli siis naistepaar, oli neid, kus oli tavaline nii-öelda heteropaar ja oli ka kordi, kus mina käisin üksi. Seda üksi käimist, see oli, ma mõtlen, et see võis olla 2 korda, aga see 1 kord on mul täiesti kustumatult meeles. Ka oli mingisugune justkui paar, hotellis kokkusaamine. Sinna ma siis üksi läksin. Mees teadis, mees oli kõigest jutust teadlik, mis ma sinna, kuhu ma lähen, kauaks ma justkui lähen. Ja ta oli mul nagu selles mõttes kättesaadav, mis oli hea, sellepärast, et hotellis selgus, et tegemist on meesterahvaga, kes käib seal justkui regulaarselt. Siis, kui ta välismaalt tagasi tuleb, siis tema saab seal oma armukesega kokku ja mina olin siis kutsutud ta armukese ja siis mina olin see 3. Ja see tunne ikkagi, kindlasti on naisi, kellele võib-olla see tunne meeldib, mina see ei ole, kus sind nii-öelda justkui kamandatakse või kasutatakse väga konkreetselt, siis sealt ma tegin kuskil poole peal, enne kui päris asjani jõudis kõne ja lasin mehel järgi tulla, sest see oli minu jaoks too much. Oli ka neid olukordi. Mina oma peas kohe esimese asjana mõtlen, et need olukorrad võivad minna ka ju nii-öelda eluohtlikuks, et sa ei tea neid isikuid ju tegelikult, mis siis seal 4 seina vahel, milliseks nad muutuvad. Et kas selliseid olukordi oli ka, kus tundus sulle, et siit nüüd äkki välja ei saa või on eluohtlik või inimesed on... Päris seda ei olnud, siis võib-olla ka see, et ma ei käinud väga üksi. Et kuna me käisime kahekesi, siis ei ole nagu seda hirmu ja väga tihti ka me kutsusime enda juurde, sest see annab eriti meesterahvast, 3. meesterahvast, on hea kutsuda võib-olla enda juurde, sest siis see on sinu kodu või sinu koht ja sina saad tõmmata stopi siis, kui sulle sobib ja tema läheb minema. Et sa ei pea ise kuhugi põgenema otseselt, et see on nagu lihtsam, on ju. Aga räägi sellest adrenaliini hulgast ja ma saan aru, et tegelikult sellised põnevused ja põnevad
kohtingud üleüldse ja ka seksuaalvahekorrad sellisel kujul on ju adrenaliini tõstvad, et ei, selline piinlikkuse moment, mis on ka kahe inimese vahel esimesed korrad, on seal ekstra tugev ja see ei lähe mitte kunagi ära, isegi kui sa oled samade inimestega korduvalt, mis on väga imelik, et see nagu säilib. Piinlikkus. Võib-olla ka see, et kui me oleme kahekesi, siis seal on mingisugused justkui kirjutamata reeglid või mingisugune loogika, et ma ei tea, kui mees on domineerivam, siis mees võib-olla algatab, ma ei tea, riiete äravõtmist või midagi sellist, siis seal kolmekesi või neljakesi on nagu hetkeks nagu küsimus, et kes ja mida tegema peaks. Ja see tegelikult säilib terve olukorra lõpuni välja, et kes, kuidas ja kuhu, rääkimata siis võib-olla sekspoosidest, mis on ka nagu kohati järgmine level igasuguses, ma ei tea, Kamasutra level, et seal on juba küsimus, et kes mis pidi ja kuidas ja ka see vahetamine võib olla mingil määral mitte piinlik otseselt, aga lihtsalt kui mõelda kahe inimese vahel seda sama olukorda, siis sinna võib natuke ikka juurde keerata minu meelest. Kahe inimese vahel ju tegelikult, kui on loomulik, ei tohikski olla piinlikkust või? No kahe inimese vahel esimest korda mingil määral ikkagi minu meelest on. Alguse mõttes, jah. Aga see on iga kord algus. Nojah. Jah, sest enamasti on inimesed uued, enamasti, aga meil õnneks oli ka olukordi, kus olid samad inimesed ja eks see muutus ka võib-olla natuke tuttavamaks ja see oli võib-olla isegi nauditavam kogemus tänu sellele. Nii et tegelikult on see selline ebamugav või sellise inimese kompimise või piiride mäng kogu aeg. Et samas selles piinlikkuses ja kõiges... Ka suhtepiiride kompimise kogu aeg. Taluvuse piirid. Aga kas te hiljem siis ka saate kontakti, et kuidas nemad siis või selle omavahel toime tulevad või kas pärast on ka mingisuguseid kohtumisi, arutelusid, mõtteid või kõik? Võib-olla endal küll ja endale, ma ütleks, et enda suhte seksuaalelule see kindlasti andis juurde, sest selle võrra oli pärast olukorda võib-olla kodus ekstra nagu sükest tulisust juures, et see kindlasti, et see on ka põhjus, miks me ilmselt seda jätkasime. Aga see on selline ikkagi jälle, mida inimene konkreetselt naudib, ta ei teagi seda enne, kui ta ei ole nendes olukordades olnud, aga samas on see vaja nii läbi mõelda. Aga millised olid siis need piirid, mida teie kokku leppisite? No minu jaoks oli oluline justkui see, et mina ei tahtnud, et partner lõpetaks kellegi teisega. See oli minu kiiks justkui ja see justkui oli minu jaoks nagu raske, kui see juhtus mõnikord. Aga ta oli sellest teadlik ja ega ta meelega nagu kiusu ei ajanud, mis võib ka juhtuda, sest just kui sa tahad näha mingil hetkel, et kuidas su partner võib-olla reageerib, kui sa teed midagi üle piiri või ja see nagu inimeste ajud on imelikud ja mõni muutub võib-olla ka kiuslikuks ja see on selline mänglev kiuslikkus, aga see võib lõppeda väga halvasti. No see on see piiride kompimine. Jälle selline, seal on see veel ekstra nagu ma ütlesin, see on kogu aeg pidev protsess on see piiride kompamine, et naisena saib ka ära proovitud 2 meest, seda ma iseenesest soovitan, kui on võimalus ilma kellegile haiget tegemata seda teha. Kas see oli nagu sinu jaoks selline kõige mugavam siis või? Ei, ma ei ütleks, et see oli kõige mugavam, aga ta oli täiesti teistmoodi võrreldes sellega, kui on mitu naist ja justkui jagatakse seda meesterahvast. Seekord jagati justkui mind ja minu peal oli kogu see tähelepanu, mis oli omamoodi. Selles suhtes sa saad siis naisena kogu tähelepanu, eks ole, ja see võib, et... Just, et minu peas ei olnud, tegelikult, ega mina pidin ka tähelepanu jagama. Mul oli vaja, vähe sellest, et ühe naise üritus on siis ühe mehega nagu teda rahuldada, siis järsku neid oli 2. Et see, seal on omad kiiksud. Okei, et seda sa soovitad kui kellelgi on mõtteid üldse nii-öelda proovida või alustada, et see seda ma ei tea, kas ma soovitaksin võib-olla paaridele, sellepärast, et mehed on väga raskelt võtavad vastu võib-olla seda teine mees. Et ma pigem ütleks, et kui naisel on, ma ei tea, mingisugune situationship ja on mingi võimalus seal, siis ma räägin veel kord, ilma kellegile haiget tegemata, kui see võimalus on, siis võib seda proovida. Pigem seda, kui mingeid muid.
mis tunnet see tekitas? Nagu see, saada see tähelepanu, mis seal veel oli sellist, mis... No ta annab mingi võimu, mida sul muidu ei ole. Aga nüüd ma muidugi lähen jälle sinna, et ma jätan mulje, et see on jõle tore kogemus ja tehke kõik. Ma ikka veel nii ei arva. Ma mõtlengi, et alati võib ju rääkida natukene ka positiivselt ja siis ka negatiivselt. Eks see ongi ju tegelikult selle kogemuse mõlemad pooled. Absoluutselt. Aga okei, liigume siis negatiivse poole, et kui see tuli. Mida me nägime päris palju oli see, kus need, kes tahtsid kohtuda, olid olukorras, kus nad kindlasti seda kogemust otsima ei peaks. Mehed, kes kirjutavad, et mul siin naine kõrval, naisel on, ma ei tea, rinna otsas põhimõtteliselt 1,5-kuune laps, aga ma hirmsasti tahaks. Ma arvan, et see suhe on juba praegu selle 1,5-kuusega nii proovi all, et võib-olla ei peaks siia enam nagu lisama veel leveleid. Ja kas, ma vaatasin ja mõtlesin oma peas, et kas see mees oma naise käest ka küsis, et kuidas tema oma kehas peale sünnitust tunneb ja kas ta tahab sellega praegu tegeleda või et väga paljudel juhtudel paistis see välja kohe, et mees on oma peas nagu selle nii vägevaks mõelnud, mõtlemata sellele, mis need tagajärjed võivad olla või nagu seal oli näha seda mingisugust asja, mis ei ole päris läbi räägitud. Siis oli muidugi neid mehi, kes teeks küll täna, aga naine on kodus, ei saa. Ehk siis petmise eesmärgil justkui kolmandaks tulla. Need või siis liiga noored või need, et me oleme koos olnud 3 kuud, tahaks kohe hakata pihta või... Ja seda sa ütlesid, vaata, et sa ei soovita. Me olime üldiselt üsna vastutustundlikud selles mõttes, et me sellistele kõigile nendele 3 variandile me ei tahtnud ei kellegi teise suhet rikkuda või liiga... Nendele panime kohe shut down, et nendega me edasi isegi ei räägi. Sellepärast, et me ei tahtnud olla need, kes seda probleemi nagu eskaleerivad seal, mis iganes seal taga on. Et miks nad seda üldse teevad, et see ei ole mingisugune... Oli ka olukordi, kus pärast lõpus selgus, et partner lootis, et sellest on meie enda suhtel abi. Ja see oli väga äge, aga probleem oli selles, mina ei teadnud, et ta seda justkui ravimina mõtleb. Minu jaoks oli see väga äge kogemus, seal oli 2 noort naisterahvast olid siis paarina meil vastas ja see oli väga äge. Ja täiesti uus kogemus ja ma olin nagu, et üllatused nurga tagant, sest see oli tõesti selline positiivne kogemus, sest mina sain ennast kuidagi rohkem tunda pehmema poole pealt, ütleme, ja ma sain ka ise võib-olla tutvuda enda sidemega naiste osas rohkem. Sest nad olid selgelt ise ju koos elades lesbid on ju ja see justkui minu suunas oli ka jälle, see oli võrdne nagu selle 2 mehega mingil määral. Ainult, et nüüd oli 2 naist, kellele ma olin atraktiivne pluss mees on ju. Et seal see oli jälle siuke vau-kogemus. Aga ravimina see ei toiminud. Kui ma aru sain, et ta tahtis seda justkui nagu parandusena kasutada mingil määral, siis ma olin nagu kohe vastu, et see ei ole asi, millest parandada. Sa pead mulle rääkima, mille see on probleem või miks sa ennast kehvasti tunned. Et ühesõnaga sa ei soovita paaridele, kes tahavad nii-öelda oma suhet parandada, vaid see suhe peab olema väga tugev. Ja seal peab olema ka see, et mõlemad oma peas päriselt ei valeta endale, kui nad leiavad, et suhe on tugevas kohas. Jah. Et justkui kui üks nagu tegelikult, kui ei olda üksteise vastu lõpuni üdini ausad, et öelda, et tegelikult mul midagi ei sobi, siis seal on juba riskikoht. Et selline tegelikkuses on see selline aususe koht. Ja ausus, usaldus on 200% peab olema, sest kui seal on kuskil midagi loksub, siis see loks läheb kohe suuremaks. Sest üks saab haiget, kui on olukord kehva juba alguses.
Sest inimesed ju ka tegelikult ei tunne ennast selles olukorras, kui nad alguses sellesse lähevad ja ka tegelikult iga olukord, nagu ma aru saan, on erinev. Jah, et siis nad iga kord lähevad nagu täiesti uude olukorda, kus nad siis tegelikult ei tea, mida nende psüühika selles olukorras teeb. Ja kus need triggerid on, mis tema jaoks on see, mis on no way, noh, siit ma ei taha rohkem edasi minna, aga partner ei ole selleks no way kohaks valmis. Ja tekib jälle see piiride küsimus, et seal on lihtsalt kihid üksteise peal ja see on väga mitmetahuline tegelikult. Aga kui te alustasite ja alguses sul oli selline, nagu sa nimetad praegu seda traumakogemuseks, siis või selline ebameeldiv või midagi, mis jäi meelde ja kummitama peas, et mis oli see ajend, miks sa soovisid jätkata või proovida, sest et see kestis pikalt, et mis see algus, seal oli nii palju asju, tänu millele tõenäoliselt see jätkus. Üks oli see, et ma olin nii noor ja ise ei olnud veel nagu iseendaks saanud. Oli see, et ma mingil määral võib-olla olin tollel ajal ka see naisterahvas, kes kartis ilma jääda võib-olla partnerist, mis on väga paljudel ka noortel on ju. See on loogiline 20. alguses. Just, ja kõik siuksed asjad, ma arvan, mängisid meile tollel hetkel kasuks, aga mitte kellegil teisel ma ei soovitaks sellel momendil seda teha lootuses, et see on kasuks. Et lihtsalt meie olukorras läks nii õnneks, et asjad läksid paika. Nüüd tänaseks, kui te olete lahku läinud, et kas sa näed, et selles kogemuses, mida te viljelesite ja milles te olite sees, siis kui suurt rolli see mängis lahkuminekul? Me kindlasti ei läinud selle pinnalt lahku. See ei olnud, ma arvan, asjaga üldse seotud. Lihtsalt mu enda jaoks ma ei saa tema eest võib-olla rääkida, on ju, ta teab ise, mis tema põhjused olid, aga ma ei näe, et see oleks olnud üldse seotud. Aga oligi, et see, mis näitab jälle, et see meie puhul toimis, et see ei olnud põhjuseks. Et iseenesest lahkuminek oli sõbralik ja midagi nagu hullu seal ei olnud. Aga täna nüüd, kui te olete lahus, kas sa pigem jätkaksid sellise elupoolega? Ma olen üliõnnelik selle kogemuse üle, aga ma seda uuesti teises suhtes ei teeks, mis on jälle, nagu ma mainisin, alati küsimus mu peas, et kui palju ma seda jagan, kas ma seda jagan, samas see on mu minevik, ma ei saa seda ära kustutada. Ja võib-olla ka mehed on täiesti šokeeritud, kui sa hoiad seda, ma ei tea, 3 aastat suhtes nagu saladuse all ja siis ühel hetkel on, ma ei tea, pudeli keerutamise mängimine ja siis tuleb, et oled maganud, ma ei tea, 3 või 4 inimesega korraga ja siis sa jood ja siis mees on nagu, see võib ka juhtuda. Et ongi, et kui palju ma jagan, et olla aus ja samal ajal, et ma nagu liiga palju ei jäta muljet, et ma tahaks seda uuesti teha. Et ma saan aru, praegu sa oled uues suhtes? Hetkel mitte. On olnud siin ja seal, ongi, et mul on iga kord olnud see moment, et palju ma räägin, kas ma räägin. Kas see on sul uue suhte ka mingis mõttes ära rikkunud? Ma ei ütleks, pigem hoopis üllatavalt üks meesterahvas võttis seda nii nagu loomulikult ja ma ütlesin, et miks sa sellega nagu nii rahul oled või nagu ja ma talle rääkisin kõike ilma ilustamata, siis ta ütles, et aga see on sinu osa ja et kui sina meeldid mulle, siis mulle meeldib ka see osa või et ma ei võta seda sinu mingi miinusena, mis iseenesest aitas mul kuidagi ka terveneda ja andis mulle signaali, mida ma peaksin otsima üldse. Võib-olla selle järgmise meesterahva valimisel. Et sellise aktsepteerimise või? Ja, et aktsepteerimine ja üldse selline terve suhtumine ükskõik millisesse ajalukku. Et jah, see aitas mul kindlasti mingisugusele selgusele jõuda enda sees. Millele siis? Et mida ma peaksin otsima meesterahvas. Just selle rääkimise osas ka. Et sa saad avatult rääkida kellegagi sellest, kes võtab seda aktsepteerib. Ja aktsepteerib ka seda, et see oli minevik ja et ma ei tahaks seda võib-olla uuesti, vähemalt mitte sellisel kujul ja nii mahukalt võib-olla ütleme.
Noh, selles mõttes, kui ma mõtlen meeste poole pealt, siis neile võib see isegi olla seksikas ja ahvatlev või... Võib, aga see võib ka panna kohe, nagu ma ütlesin, pähe mõtte, et järelikult, kui ta on seda teinud, järelikult on sellega okei. Aga seda signaali ma anda ei taha. Jah, siis see tuleb nii-öelda kohe sul formuleerida selliseks, et see on kogemus, selle ma jätan minevikku ja seda ma ei soovi enam. Ja juhin ka tähelepanu, et see elustiil ei tähenda seda, et seda tehakse iganädalaselt, et see on pigem ikkagi selline, ma ei tea, kord kvartalis või mingi selline, noh, vähemalt meie puhul ei olnud see nagu ülitihe, mis minu meelest on okei ja normaalne. Ma pigem ei ajakski seda tihedamaks, sest siis kaob ju tegelikult selle taustal see suhe ise kahe inimese vahel võib-olla rohkem ära. Et see peaks olema vürtsitamiseks, mitte nagu regulaarne mingisugune... Et see on midagi, mis siis peaks tegelikult kahe inimese suhet vürtsi lisama ja samas, kui see läheb liiga tihedaks, siis põhimõtteliselt kaob see missioon või see eesmärk seal tagant ära. Seda jah, ja võib-olla ka see muutub, noh, ma ei taha öelda võib-olla sõltuvust tekitavaks, aga faktiliselt meesterahvale võib see mingisugusele sükse efekti anda, et ta saab sealt, eriti kui enamik mehi ei ole nõus, noh, kaks meest, üks naine on ju, vaid pigem ikka see, et on mitu naist ja üks mees ja see annab talle iga kord selle mingisuguse võimu ja sükse ja kui ta siis sellest võib-olla sõltuvusse satub, siis jälle viib rappa. Et noh, isegi kui asi õnnestub, on seal nii palju variante nagu tee pealt maha kihutada kuskile võssa on ju. Et igal juhul adrenaliini see ikka annab. Absoluutselt nagu igasugune mingisugune eksperimenteerimine ja. Et see uus kogemus on ja adrenaliinist võib ju sõltuvuse sattuda, nii et selles suhtes on see täiesti loomulik. Aga nüüd mul on nii palju küsimusi, ma panin kirja ka, et ma kuulan sind ja tegelikult sa päris mitmed nagu minu mõtetes juba nagu täitsid ära, aga ma püüaks nagu ka vaatajate osas saad sellist uudishimu ja mõtteid mõtestada siin, mis võiks inimestele huvi pakkuda. Kui nüüd täna sa oled seda kogenud, eks ole, et see ju, kuidas see on sinus formuleerinud tänaseks või kujundanud sinus suhte nagu sellist armastust või truudust või truudusetust või kas sa tajud, et see on kuidagi teistmoodi kui nendel, kes on võib-olla sellises monogaamses suhtes ja ongi kahekesi või kuidas see mõttekäik sinu jaoks on nagu see armastus, truudus, mis on õige, mis on vale? Me jõuame võib-olla sinna, et meie suhe mõnes mõttes läks lahku emotsionaalse petmine on tegelikult vale sõna, et kui muidu klassikalises suhtes võiks eeldada, et kui mees kuskil kellegi teisega on voodis käinud või mõnda muud intiimset tegevust teinud, et siis see loetakse petmiseks, siis see meie suhtes ilmselgelt nii väga petmine ei oleks olnud, sest jah, tagantjärgi ma oleksin sellega võib-olla mitte rahul olnud, et pigem oleks tahtnud ma ikkagi teada, kuhu ta läheb, mida ta tegema läheb, aga see oleks olnud kergemini üleelatav kui emotsionaalne side kellegi teisega. Ja ehk siis meie puhul just sai see saatuslikuks ja võib-olla see on minu nagu trigger ikkagi mingil määral just nagu selline usalduse küsimus. Aga see ei ole justkui selle elustiiliga nii väga seotud. Aga see on asi, mis minu peas on kindlasti muutunud. Usaldust otsin ma endiselt, see peab olema. Usaldus, ausus ja kommunikatsioon on 3 põhiasja. Sa mõtled nüüd ka täna tegelikult siis nii emotsionaalselt, vaimselt kui ka siis füüsilisel tasandil, et see monogaamsus on sinu jaoks nüüd siis uus lähenemine suhtele? Ma pigem läheks sellega, jah. Pigem läheks alustuseks sellega igal juhul. Milleks see kujuneb, oleneb ju alati partnerist ja suhtest endast, aga ma ei otsi inimest, kes oleks muga valmis seda asja edasi elama ilmselgelt. Jah, et nagu sa tõidki välja, et kui sa selle välja tood, siis meestel justkui tekib tunne, et enne sa tegid nii põnevat asja, nüüd minuga ei tee. Et siis... Et miks on ju, mis minul viga on? Mis minul viga on, jah, et miks mina nüüd siis ei saa seda kõike ägedat vürtsikat poolt, sest et ütleme ausalt, kui mina siit nagu mõtlen ja nii palju, kui ma olen oma klientidega seksuaalsuse teemal suhelnud või olen saanud aru
mida mehed või naised seksuaalselt suhtes kogevad nii-öelda sellise teraapia võtmes, siis meestele selline mitme naisega koos olemine, nagu sa ennegi ütlesid, on ju ahvatlev ja justkui minu jaoks vingerdamine tundubki hetkel nagu, kui on mitu partnerit või üldse selline vahetus või see on nagu justkui rohkem meeste psüühikale, mitte niivõrd naistele, kuigi monogaamsus on nii või naa, aga noh, kui arvestades seksuaalsuse nii-öelda ajalugu ja suhte ajalugu, siis see suhted on ammusest aegadest saadik nii-öelda mõeldud ikkagi rohkem meestele, et see on meeste benefitsiks. Et on endiselt. On nagu endiselt. Nii et kui nüüd juhuslikult, kui vaadates seda pööret, mis nüüd on toimunud, et naised on väga palju hakanud isekamateks ja rohkem enda kasu ka hakanud välja ütlema ja enda vajadusi, et tegelikult ju svingerdamises samas ei saa ka teisiti, kui sa ei ütle välja oma vajadusi või ei tea, kes sa ise oled või mis on sinu piirid. Ja see võiks olla üks eeldus, et sa ise oled väga kindel endas ja enda soovides, et minna nagu sinna asjasse üldse ja olla kindel, et te kommunikeerite ja justkui väljendate seda, mida te tahate, mõlemad üksteisele ka tavaolukorras. Jah. Et see peab olema kindlasti. No üleüldse, kui juba ei ole suhtes, monogaamses suhtes seda eneseväljendust, eneseteadlikkust, siis ju see svingerdamine on üldse next level ja selles on üldse keerulisem siis ennast väljendada või teadvustada, millega sa ennast seod, arvestades, et iga olukord on täiesti uus. Et sa hüppad iga kord täiesti uud. Et kui sa näed nüüd näiteks ka teised, et kui palju sa oled oma selle kogemusega näinud neid lahkuminekuid ja selliseid võib-olla draamasid või suhtekonflikte. Kuna me alustasime ka sellest, et see on selline teema, millest väga ei räägita, siis ega ma ei saa öelda, et ma oleksin neid hirmsasti nagu kõrvalt näinud, et isegi kui on olnud kontakti kellegagi, siis kas või seda kogemust kui sellist, siis ega see ei tähenda, et ma tean sellest inimesest pärast midagi. Võin, aga enamasti ei. Et ma ei saa öelda, et ma oleks näinud hirmus palju lahkuminekuid, aga lihtsalt olnud ise selles kogemuses sees. See vajab tohutut suhte vundamenti ja enamikel seda lihtsalt ei ole sellisel kujul, ma arvan. Pigem kui arvestades seda, et ma paariteraapiaid teen, siis see vundamendi ülesehitamine juba monogaamses pooles on päris keeruline. Ja see võtab ka aega ja see on põhjus, miks seda ei tohiks kindlasti varakult teha, sest te ei ole veel koos üks. Aga kui palju sa tead selliseid, sa olukordadest teistel on või keeruline, aga võib-olla enda olukorrast, et kui palju oli nagu sellist, et sa tundsid, et ta tahab seda teist naist rohkem, nagu võib-olla ka pärast või äkki tal tekib mingisugune tunne, kus ta võib minu jätta või see... Eks selliseid mõtteid ikka käis peast läbi, aga mitte võib-olla nii tõsiselt, sellepärast, et ma koolitasin endast justkui selle armukadeduse veidi välja. Vot seda poolt ma jälle ei suutnud välja koolitada, et ma meest saadaks üksinda, on ju. Et seal on ka mingid piirid, kuhu maani iga inimene on suuteline ja mõne jaoks juba alguse on nagu mitte mingil juhul. Ja kui see mõte tuleb väga nagu ikkagi tugevalt ja häirivalt sisse, siis tegelikult ei ole õige aeg. Ja tuleb endaga võib-olla tööd teha, kui ikkagi tahta seda teha. Ja muidugi ei saa kogu selle elustiili juures ära unustada turvalist. Haigusi, igasuguseid rasestumise võimalusi, et ka need asjad on kõik seal juures tegelikult hõljuvad, et neid ei tohi ka ära unustada. Et tegelikult kõigi selle aja jooksul ju et kui seda kogeda ja neid... Need inimesed on uued, sa tegelikult ei tunne neid, sa ei tea nende tausta tihti peale. Et me ka tegime tihti seda, et me saime enne nagu võib-olla kokku, vaatasime üldse, kuidas klapp on, sest ilmselgelt peab seal olema nii atraktiivsus kui mingisugune vaimne klapp mingil määral. Aga see ei anna sulle ikkagi seda teadmist, et sealt kindlasti midagi ei saa. Aga mis siis saab? Teine paar ju ka elab seda elu ja nendel on ka partnerid mitu. Et kui me räägime riski nagu... See risk on see
suguhaiguste risk on seal ikkagi päris suur. Ja jah. Et seda turvaliselt teha on ka vaja nagu mõistusega asja juures olla ja nii-öelda aru saada sellest, mida sa teed. Mis siis, kui te nüüd saite kokku ja tekkis sinul tunne, et minule nad ei ole atraktiivsed või üks neist või siis sinu partnerile just nimelt nagu oli, et kuidas te selle koha peal siis sellise kompromissi leidsite? Mu õnneks jäin ma suht oma arvamusega peale. Valik käis tavaliselt minu järgi, et kas mulle nagu on okei või ei ole. See oli üks reeglitest või? Jaa, see on jälle üks piiridest, et kui sa saad kokku ja ma ei tea, partner tunneb, et nüüd läheks kohe, hakkaks tegema, siis tegelikult kui partner ütleb, et mulle nagu ei ole praegu vaib, siis seda ei saa toimuda. Et sa ei saa minna ikka oma iha pealt nagu sinna täiega peale ja siis öelda, et kuule, et aga sa mine siis koju ära. Et aga see on reaalne võimalus, et mehel keerabki, aju ronib teise kohta, mõtleb täiesti teise kohaga ja siis on error ja nii need suhted lõpevad. Et ja räägime veel sellest, et see olukord võib olla nii, et on paar ja see kolmas on naine näiteks. Üksik naine oletame. Ja räägime, jõuame siis selle mõtte juurde tagasi, et aga äkki talle meeldib see teine rohkem. Et selle koha pealt on ikka vaja seda tugevat eneseregulatsiooni ka mehel, et ta väga ja empaatia ka ju tegelikult, kui empaatiat ei ole, siis on ka väga keeruline mõista, et miks sulle need teine pool nüüd ei meeldi. Ja väga raske on see, kui asi võib olla isegi poole peal ja tegelikult peab see reegel ka olema minu arvates, et ka kui poole peal on see, et partner ütleb, et mul nüüd on midagi error, ma ei taha, siis ka poole pealt tuleb panna stopp, aga see, mis frustratsiooni see võib kehas tekitada, et sa jäid lihtsalt ilma sellest lõpust. Ja siis see partner on selles süüdi, sinu enda partner on selles süüdi, et sa sellest ilma jäid. Ja võib-olla siis see, et seal tekib mingi olukord, kus näiteks on raske sind sellest ära kiskuda, siis kodus nagu ka ei taha, siis sa oled vihane, sest ta ei tulnud ära ja mind kisuti ära, et seal ei saagi, sealt ei tule seda lõpulahendust lihtsalt. Kuidas te need olukorrad siis omavahel üldse olete lahendanud? Meil õnneks ei olnud selliseid olukordi palju, aga need on kõik sellised potentsiaalsed olukorrad selles kogu värgis. Ilmselgelt, kui ma kuulan, siis mulle tunduvad need täiesti sellised reaalsed probleemid, sest et kui ikkagi piiridega kombitakse ka üksteise suhtes, siis täitsa võimalik, et mõnikord tehakse seda ka nagu nii-öelda tahtlikult, ja see tekitab ju tegelikult konflikti. Et sellised partnerite konfliktid on sealt nii kerged tulema, et lihtsalt arvestades seda, et svingerdamise teemasid on päris huvitav ka minu enda teraapiapraksise lahendites kuulda ja aidata neil leida nii-öelda nagu sellised kompromissid ja kuulamisoskus ja empaatia ja kõike seda nagu lahendada. Ja sama on ka tegelikult olnud nende tantra teemade puhul. Nad on mõlemad pidi, on nad sellised nii emotsionaalne kui ka siis füüsiline pool. Et kas sa oled pidanud ka selle koha pealt endal mingit teraapiavormi kasutama või psühholoogi või kuskilt ennast nii-öelda? Jälle ma ei saa öelda, et sellega seotult otseselt, sest juhin veel kord tähelepanu, see on minu kogemus, minu vaade asjale, see ei tähenda, et kõikidel teistel on samamoodi või võib-olla ma ikkagi kuidagi händlisin seda, ma tagantjärgi mõtlen kuidagi paremini kui võib-olla mõni teine, sest kui ma ka oma sõbrannasid kuulan, me ei hoidnud seda nagu nii-öelda saladuses, et me ei tahtnudki seda, et keegi kuskil leiab mingi saidi pealt kuskilt paari konto asja nagu issand, millega nad tegelevad. Et kõik juba teadsid ette põhimõtteliselt, aga tutvusringkond nagu lähemad. Et just, et sõbrannad ka, et issand, mina ei suudaks. Et seda ma kuulsin ja kuulen endiselt, et ju ma mingil määral olin kuidagi kas neelasin rohkem alla või ma ei tea, aga minu jaoks ma ei saa öelda, et see oleks tohutult
raske olnud, aga see võib-olla tuli sellest, et meil oli nagu põhi üsna tugev minu meelest. Ilmselt, kui ma siin nagu kaasa mõtlen, mulle tundub, et su partner siiski oli väga aktsepteeriv sinu piiridest. Jah, et see vist on väga... Ja ta oli ka enesekontrolliga väga tugev, mis andis asjale juurde, et see, kui väga see mõtlemise nii-öelda ära kadumine meest mõjutab, et see on väga erinev. See on erinev tõesti ja seal on tõesti vaja ikkagi väga suurt seda eneseregulatsiooni ja teadlikkust, et kuidas see teisele mõjub peale seda, kui me nüüd oleme siit ruumist lahkunud. Et kui me koju läheme kahekesi nüüd koduseinte vahel, et kuidas see seal kulmineerub ja mismoodi see mõjub, see peaks siis tegelikult toitma siis seda suhet, aga tihtipeale just vastupidi võib see nii-öelda, kui ma seda kuulan sind ja mõtlen samal ajal siin natukene oma klientidele ka paarid, kes on tulnud teraapiasse, et selliseid sarnaseid asju on ju ka teemasid püstitatud, aga mis on need tabud nii-öelda, natuke sa ütlesid ka alguses, aga mida usutakse või müüdid või tabud, et mida usutakse, et svingerdamine on, aga seda kindlasti ei ole? Lihtne. Kindlasti ei ole. Tundub nagu, et mis see siis ära ei ole, on ju, et ma ei tea, klubis võin rääkida teise, kolmanda, neljandaga, näiteks vallalisena. Seal on, mitte ainult kahe inimese psühholoogia või tunded või tahtmised, seal on neid rohkem ja seda on nii palju, et see ei ole nagu lihtne tegelikult seal üldse navigeerida. Nii, et kõik saaksid sealt midagi ja oleksid lõpuks kogemusega rahul. Ei ole ta kindlasti ohutu, kuigi võib tunduda, et ta on mitmel tasandil siis ikkagi päris ohtlik, et kõik see ongi, sa tõid välja see rasestumine, siis suguhaigused, mentaalne pool, suhte pool, iseenda füüsiline, et see kõik on nii mitmetahuline, et sa riskid selle kogemusega ikka väga palju ka. Nagu ma väga palju juhin just tähelepanu sellele mõttele, et esimese korraga saab panna suhtele pommi alla ükskõik kui pikk see suhe on. Ja usaldus saab sellise paugu, et see ei taastu enam mitte kunagi. See ometigi teil selles mõttes, kui ma kuulan, siis teil see pikaajaliselt ikkagi õnnestus. See tähendabki ikkagi väga palju seda eneseregulatsiooni ja piire. Kui palju oli sinul selliseid kohtumisi, kus sa pidid ütlema ei ja sinu jaoks ei olnud see vastaspaar või partner siis või vastasisik, siis, kes teiega oleks liitunud või liitus atraktiivne? 2-3 korda ikka oli. Oli, jah. Mis on aga siis oli see, et esimene kohtumine oli ära ja siis oli nagu, et vist ikka pole see. Et see on siis lihtsalt iseenda selline taju või mõistmine, et sinul endale... Seal peab mingi sobivus veel olema, mitte ainult, eks ole, ju atraktiivsus, vähemalt enamikel, ma arvan. Et lihtsalt sellest ei piisa, et jah, välja näeb hea. Et kui nagu vestlust kui sellist nagu peab kuskilt välja pigistama või see peab olema kõige vaimsel tasandil siis mingis mõttes. Ja jälle on see ka, et sa võid arvata pildi pealt, et see, ma ei tea, inimeste elustiil on sinuga sarnane või ma ei tea, kuidas seda viisakalt öelda, ma ei tea, et nagu puhtuse või millegi sellise osas. Ja siis sa kokku saad ja siis sa saad aru, et võib-olla ei ole päris sinu level. Et siis see on ka nagu asi, mis võib-olla tõmbab nagu kuidas sa selle hügieeni ära tajud niimoodi pealt vaadates, et kas see... No kui sa ikka inimesega istud diivani peal lähestikku, eks siis ikka saad aru, kas on või ei ole. Nii must ikka keegi ei ole või on? Ei, mitte otseselt seda, aga lihtsalt igal inimesel on mingisugused võib-olla mitte standardid, aga mingid eemaled, turn-offid on meil kõigil, et seal, on see mingisugune spetsiifiline lõhn siis või väljanägemine või selline taju? Minu meelest mingi kombo, selles mõttes, lihtsalt mingid turn-offid on ja siis nagu ei ole klikki, lihtsalt ei ole vaibi, mitte midagi ei ole. Kas või ka partneriga kuskil, sulle võib keegi, ma ei tea, vallalise naisterahvana, keegi võib sulle hirmsasti teha, ma ei tea, kokteile välja ja peedistada sind, et tule tantsima, sa vaatad ja mõtled, et tegelikult ei. Okei, ma võtan viisakusest selle vastu või mis iganes on ju. Aga et kuskil on see turn-offi nupp ja seda tööle ei pane, kui see
nii on. jah, et see kõik, et see hügieeni ja see atraktiivsuse pool ja siis, kui sa valid seda isikut ja kui lihtsalt need valikud üldsegi tegelikult läksid, kas need kohtumised olid mitmed enne, kui te jõudsite nii-öelda selle? Ei olnud lihtne jah, selles mõttes, et leida päris sellist, kellega sa tunned, et on turvaline nii igasuguse kõige muu osas ja on siis ka vibe ja siis turn on ja kõik asjad, et see klapp, samamoodi nagu partneri leidmine on raske üleüldiselt suhte jaoks, siis ega see ka ei ole lihtne. Et võib ju tunduda, et võtan selle esimese sealt ja üksiku mehe tõenäoliselt leiab oluliselt kergemini. Aga mees ju tavaliselt ei taha, et kolmas oleks mees. Et seal on nagu veits on käärid, et nagu, et üksik mees hea meelega tuleb ju kohe. Jaa, pigem ma mõtleks niipidi. See on ka põhjus, miks näiteks svingerklubides või sellistel üritustel on üksikutel meestel kallim pilet. Sellepärast, et neid muidu oleks siis terve tuba täis ja pidu ennast ei ole. Et pigem naised on sellega siis ettevaatlikumad ikkagi. Absoluutselt. Naised on väga paljude asjadega ettevaatlikumad. Kindlasti. Et naistes ettevaatlikkus on jah ikkagi tugevam, et mehed ju sellest nii palju tihti kahju ei saa. Aga nad mõtlevad ka millegi muuga selles olukorras, kus see võimalus on nagu õhus, et saab siukse kogemuse. Ja see on jälle filmide, porno, meedia kõige poolt üles haibitud ja see reaalsus ei ole see, mis sealt paistab. Et kui me ka mingi filmitseeni peale mõtleme, see on näideldud olukord. Ka seks ei ole see sama, mis ta on pornos või filmis. No praegu ongi ju tegelikult ka... Ta on oluliselt koledam. Jah, kui üldse noortele rääkida ja et porno võib ju väga tugevalt ära rikkuda seksuaalelu enda puhul või mõistmise, et porno ei ole armastus, eks ole, et noortel on tihti see ka vale arusaam seksuaalsusest, et õnneks me sellise elustiili puhul seal nende kogemuste juures võib-olla armastusest nii palju ei räägi. Seal on see side lihtsalt oma partneriga ja armastus on olemas, aga nende teiste vastu sa ju seda otseselt ei tunne. Aga igasugune porno kandub edasi igasugusesse seksuaalsesse nagu kas või ma ei tea, esimesed suudlused filmides. See ei ole tavaliselt nii ilus, kui filmis tundub. Ja siis sa saadki mingi pettumusega alusteks nagu mingi ülinoorena, on ju. Et see on tegelikult kurb. Et sinu kogemusest, üldse sinu kogemus ja et sa seda praegu räägid ja see on tegelikult väga-väga oluline teema, sest seksuaalsus on nii suur osa meist inimestest ja kui me ei teadvusta, mida me teeme, me võime endale nii pikaks ajaks tekitada ikkagi keerukust enda ellu juurde ja ettevaatlikkus on siin ikkagi väga oluline osa ja teadlikkus alati kõikide adrenaliinsete tegevuste või enese nii-öelda kellegi lähedale laskmine absoluutselt on ju kõik on seotud ju ikkagi ettevaatlikkusega või teadlikkusega, siis samamoodi ka see svingerdamine. Me ei räägi isegi ainult suhtest, ka üksiku naisena, kui sa ise lähed kolmandaks, sa pead ka mõtlema nende riskide peale ja ka see, et mis on jälle see empaatia küsimus, et sa võid rikkuda selle suhte ära, sina. Kas sa tahad seda? Et kui me ei räägi ainult sellest, mida suhtes peaks mõtlema enne, kui sa seda teed. Aga siis selline naine tegelikult peaks minema justkui nagu küsimustikuga, et millele on vaja sealt teiselt poolt vastust saada. Et päris palju peaks olema siis neid küsimusi teiselt poolt või tundma õppimist, et mis siit saab edasi. Kas ma unustasin selle küsida, et kas te ka sõlmisite mingeid lepinguid? Ei, aga ausalt öeldes ma just oma peas mõtlesin, et ega tegelikult see ideaalis peakski nii olema, et sa tuled täiskasvanutena laua taga, räägid asja läbi, mida keegi sellest ootab, enne kui ja jälle on see, et mida ma ütlen kindlasti, ette planeerimine tavaliselt. See, et sa planeerid, et me saame seal kokku, teeme seda, teist, kolmandat või et kui sa üritad nagu võimalikult detailselt seda kogemust enda jaoks ette planeerida, siis see ei ole mõtet. See viib pigem rappa. Et see peab juhtuma mingil määral nagu spontaanselt, mingil määral nagu minema ise, see kogemus peab kuhugi triivima. Et jälle need käärid, et tule laua taha, räägi asi läbi, aga samal ajal ära planeeri ette.
ja et seal on nii mitmetahuline, sa tahad, et see oleks spontaanne mõnes mõttes ja selline loomulik, aga teisipidi see ei saa tekkida, sa pead ka ohtudele mõtlema ja see kõik tuleb see, kui sa mõtled seda ja päriselt nagu mõistusega asja juurde lähened, et noh, klubis sa võid seda kogemust saada küll, aga see on nagu suuremate riskidega, ütleme on ju. Aga mida selgemad on ka piirid, seda vabamalt saab ju inimene tunda või kas saab olema... Ja, just jälle me jõuame sinna, et oma suhte vundament ja piirid peavad olema nii läbi räägitud ja usaldus peab olema nii tugev, et sa tead, et see, mida sina sellest ootad, ei triivi kuskile, ei tea kuhu. Et kas teil oli ka pärast, kas see kokkulepe on kuidagi justkui loomulik, sellele ei ole vaja nagu mingisugust omavahelist arutelu, et kui teine paar tuleb, et leppida kokku, et see kogemus ja kogemuseks ja peale seda teie suhtedraamaga tegelema ei hakka? Või kui teil sealt tekib mingeid nüansse või ebamugavusi või siis justkui ikkagi... Mitte sellest lihtsalt ei... See on loomulik? Jaa, see on pigem loomulik. See lihtsalt käib selle asjaga? Jah, aga samas oli see, et meie soov oli näiteks, kui meesterahvas käis üksinda meie juures, siis mina vähemalt eeldasin, et et me räägime naisega sellest, et ta tuleb. Et see ei oleks saladus. Jah. Et see on oluline. Et kui sa tead, et teised elavad ka seda sama, siis et olla vastutustundlik, et mitte olla jälle mingisugune petja, on ju. Jah, et see tundub küll väga vastutustundlik samm, et teadvustada, et... Jälle järgmine nagu kiht asja juures, on ju. No jah, kui ta võid tulla öelda, et ma olen vallaline, seda ei tea. Seda küll, aga kui see on mingi paar, kus sa tead juba, et siis seal peab nagu ka ise olema... Jälle see täiskasvanulikult iseenda tundmine ja oma soovide väljendamine, see kõik seal ees peab olema. Ja kui sa seda ise ei oska, siis paarina mine kas või paariteraapiasse, et su käest küsitaks neid küsimusi, mida sa tegelikult pead enne läbi mõtlema, mille peale sa ise võib-olla ei tule. Kui sa tahad seda teha nii, et su suhe jääb elama. Tihti ei tule ise selle peale alati ja ennast tundma õppida ka, sest et ega sa võid neid küsimusi teada, aga kui sa teiselt küsid, aga samas hästi palju vaja teada, mida sa ise sellest tahad, sellest kogemused saada. Ja tihti sa võid ju pettuda. Ja see ka, kui siis see esimene kogemus ühele hullult meeldib ja teine on nagu, et ma ei taha mitte kunagi enam. Et kuidas sa sealt edasi lähed? Kuidas te läksite sellisest olukorrast edasi? No vot, ilmselt mina olin lihtsalt tollel ajal suht pehmo ja läksime edasi. Aga mõelda, et seda tehakse hilisemalt, tegelikult hilisemas elus isegi rohkem. Et ma tahtsin oma partneri 20. sünnipäevas kinkida talle Svingerite kruiisi piletid. Ja kui ma siis võtsin kontakti selle kruiisifirmaga, siis öeldi, et tähendab, te võite tulla küll ja tähendab vabad käed, aga arvestage sellega, et olete kõige nooremad, kõik on 40+. Et sellega tegeletakse maailmas pigem vist vanemas eas, ma ei tea, kuidas me nii noorelt sinna jõudsime ja ma arvan, et see on vajalik, et sa oleksid ise teadlik kujunenud kellekski enne, kui sa seda teed ideaalis. Ideaalis tundub see väga mõistlik. Aga ideaalis see nii ei lähe tavaliselt. Jah. Et ühesõnaga sinu nõuanded ja mõtted ja sinu kogemus tegelikult rikastavad väga paljusid, kes sellele on mõelnud või on selle läbi elanud ja samas ka tegelikult sa rääkisid enne, et sa oled nõus oma kogemust jagama ja enda kogemuse põhjal nõuandeid andma, mida siis teha või mitte individuaalselt, et kui keegi tahab sinuga ühendust võtta, et kui jäi midagi õhku, millele ei saanud vastust, aga hirmsasti tahaks teada või tahaks küsida, mida teha mingis olukorras või millest alustada või mis iganes küsimused, ma olen avatud vastama sellel teemal, võib ka minu käest muid küsimusi küsida, mida iganes praegu huvi tekitas, et Instagramis täiesti uus konto, mitte lasta ennast sellest segada, et ei ole võlts kogemuspeegeldus. Väga hea ja ma panen kindlasti ka postitusele, kui ma seda jagan ja samamoodi YouTube'is, kui ma jagan seda meie podcast ja meie vestlust, siis ma panen sinna ka alla, et sinuga saab ühendust võtta, sest et see võib olla väga-väga vajalik nendele, kes on seda kogenud või seda kogemust alustamas. Ja kindlasti on see, et kui mulle kirjutada, ma ei jaga seda kuskile, et vabalt võib nagu küsida nii, et sa jääd anonüümseks selles mõttes, et ma saan aru, et paljud ei taha eriti seda alustades ka küsida kuskilt, see baariteraapiasse minek tundub ka nagu, et issand jumal, kuidas ma lähen, ütlen, et ma tahan sihukese asjaga tegelema hakata.
No, tänapäeval tegelikult võiks olla ja selline, ei ole enam häbiasi olla aus ise-endaga. No jah, aga ikkagi nagu see justkui mingil määral on see, et kuidas ma lähen ja ütlen, et tahan sellega tegelema hakata, et võib küsida. Võib sinu käest nii otse, sest et arvestades, et seda kogenud sinu jaoks ei ole selline häbi teema. Väga terve pildi asjast, sellise eluterve pildi asjast, kui keegi satub vaatamist Kanal 11 näitas äkki 4 osa sellisest seriaalist, kus paarid tulevad kokku ja nad räägivad ka psühholoogi terapeudiga seal vahel. Siis sealt saab ka väga palju mõtteid, kui seda juhtub nägema. Ma ei mäleta, mis selle pealkiri küll oli, aga igaüks saab seda siis vaadata, aga aitäh sulle, Karoliin. Mul on väga hea meel, et sa seda jagasid ja ma olen kindel, et need, kes vaatasid samamoodi, said siit väga palju kasu. Aitäh!